edasi nüüd süsinikujalajälje eksperdiga Sirje Vares, palun. Ma väga hea meelega esitan, kui mul nüüd veel väheke pingi tuleb ja kui enam ei tule, siis Kadri-Jaan lubas siis välja aidata. Et mul võib ka juhtuda, et mul läheb lihtsalt täiesti ära. Aga jah, ma väheke räägin endast, et kindlasti ma ei ole tuntud selles piirkonnas, kuna kuigi ma olen ise eestlane ja TalTechiga lõpetanud, aga viimased aastad ma kahjuks ei ole resideerunud siin Eestis, nii et nüüdseks ma olen igal pool külaline. Ma tulin Tallinnasse, ma olen külaline, ma töötan Soomes, ma olen külaline ja vahepeal ma käisin ka Inglismaal, ma olin seal ka külaline ja nüüd ma siis olengi külalise staatuses. Aga jah, ma olen siis töötanud siis Soomes Tehnilises Uurimusinstituudis ja ehituse ja ehitusmaterjalide osakonnas ja tõesti minu töö viimased aastad olen tegelenud siis ehitusmaterjalide, toodete ja ehitamise süsinikjalajälje meetodite kehitamisega ja arendamisega, tööriistade ja andmebaasi koostamisega. Ja Soomes ma töötasin ka selles grupis, milles nüüd Soomes on praeguseks kasutusel olev CO2 data.fi andmebaas ehitiste kasvuhoonegaaside arvutamiseks. Ja nüüd seda sama ma tulin nüüd siia TalTechi tegema. Ja nii nagu Kadri-Jaan ka ütles, et meil on plaanis, et see aprilli lõpuks saab siis see andmebaas täielikult valmis. Aga juba eelmises Jarek Kurminski esituses meil on samasugused alustused meie ettekannetel. Et miks me siis nagu üldse ehitussektorit kaasame mitte kliimamõjutuste vähendamiseks, et miks see on nagu tähtis ja tõesti ehitussektoris see on nagu üldteadaolev fakt, et materjale kasutatakse väga palju, energiat kulub väga palju ja kõik neid materjale, mida kasutatakse, lisaks veel ka raisatakse ehituses, sest nendest sünnib ka kõiksugu lõikamise ja ehitamise, installatsioonide ja asendamise aegsed jäätmed, aga ka lõpuks, kui majad lammutatakse, muutuvad nad lihtsalt lammutusjäätmeteks. Nii et kõigil sellel on väga oluline tähtsus, et kuidas me seda materjalide massi kasutame ehitamises. Ja nüüd järgmine ma tahtsin vähekene rääkida ka sellest, enne kui päris andmebaaside juurde lähme, et kuidas me oleme või kuhu me oleme praegu tänaseks siis jõudnud selle kliimamõjude arvestamisega. Põhjamaades õieti saab juba kliimamõjusid juba pikalt arvutatud. 90. aastate lõpus juba tehti koostööd Põhjamaade, Rootsi, Soome, Taani ja 2000, ma nüüd panin siia kirja, et 2010, kuskil 2000. aastate alguses tehti siis nagu juba aktiivsemad koostööd ja ehitamisele toodeti välja siis selline meetod, kuidas arvutada kasvuhoone mõjutusi ehitamisele, materjalidele ja kogu ehitistele. Ja siis ka loodi esimesed pandi alus esimeste EPD-dele, siis EPD-d on siis tootevalmistaja keskkonnadeklaratsioonid, kus siis on kirjas, et kui palju see toode kogu oma eluaja jooksul on siis mõjutanud keskkonda ja tõesti kliimamõjutused on seal ainult üks, peame silmas pidama, et see on ainult üks indikaator, et tegelikult tootmisel on ka veel palju muid mõjutusi. Praeguseks on kõik kliimamõjutuse arvustused ja keskkonnamõjutuse arvustused standardiseeritud, on olemas Euroopa tasemel standardid, on olemas rahvusvahelised standardid ja lisaks on ka erinevates maades omad nõuded, mis on spetsiifilised ainult selle maa kohta, et mida tuleb ka arvesse võtta, kui neid arvutusi tehakse. Nii nagu Jarekki mainis juba, et
osades riikides on kehtestatud juba piirväärtused. See tähendab seda, et mingist ajast me ei või enam ehitada maju, mis ületavad teatud väärtused näiteks süsinik jalajälje suhtes. Ja Taanis see on juba rakendunud täielikult. Rootsis on kehtestatud see väärtus, aga ei ole veel seda täielikku rakendust leidnud. Või tähendab, see ei ole sunduslik, et see peaks ehitus olema väiksem sellest mõjust, aga see rakendus, ma ei oska praegu täpselt ütelda, milles see seisneb, miks see otseselt ei ole juba vastu võetud, aga kohe see tuleb. Vastavat tööd tehakse ka Eestis Kliimaministeeriumis, nii et ka Eestisse tulevad need piirväärtused. Praeguseks hetkeks on käimas Põhjamaade harmoniseerimise projekt, kus on, nimi on ilus, et me harmoniseerime kõik kliimamõjutuste arvutused, me harmoniseerime, kuidas me teeme piirväärtused, kehtestame piirväärtused hoonetele. Tegelikult see harmoniseerimine peaks ära muutma, see nimi kogu selle projekti. Me lihtsalt räägime eri riikide vahel, meil on tulnud nagu keskustelu sellest, et ja meie tegime nii ja meie teised teevad teistmoodi. Aga kõige tähtsam muidugi selle juures on see, et me teame, et kui mingi arvutus kuskil riigis on tehtud, et mida ta siis nagu esindab, et mis sinna arvutustes on arvesse võetud ja mis on lihtsalt jäetud välja. Ja siis me kohe tulemegi selleni, et mis on andmebaasid. Aga veel üks näide sellest regulatoorsest asjast kliimamõjutuste arvutamisel. Et siin on nüüd sellised Dartsi rõngakesed, need tähendavad siis seda ajahetke, kunas riik on lubanud kehtestada siis piirväärtused ja millal need piirväärtused hoonetele jõustuvad. Ja need sinised ruudukesed tähendavad siin seda, et nendel aastatel siis Põhjamaades vastavalt riigile siis on muutunud sunduslikuks kasvuhoonegaaside arvutamine ehitustele, aga veel piirväärtusi veel ei ole. Ja siis need hallid ruudukesed tähendavad seda, kus on juba mõeldud piirväärtused või see nõuded uuesti läbi vaadata, et neid veel vähekene parandada või see tähendab seda, et neid veel väiksemaks muuta, neid piirväärtusi. Ja siis need ilusad tuuleveskid siin siis tähendavad seda, et riigid on nagu ütelnud välja, et millal saabub siis kliimaneutraalsus ehitamises. No mida siis täpsemalt mõõdetakse, et see on ka, me kõik räägime kasvuhoonegaasidest, aga mida siis täpselt? Et me mõõdame siis nagu globaalse soojenemise potentsiaali. See on siis kasvuhoonegaaside mõju kliimale. Ja siis kasutatakse ka sellist väljendit nagu süsinik jalajälg. Ja tõesti arvutusmeetodina kasutatakse hoonete eluringluse meetodit ja analüüsi eesmärk on siis hinnata ja mõõta kogu hoone elutsükli jooksul tekkivat keskkonnamõju alates toote või materjalide tootmisest lammutamiseni välja. Ja nii ütleb meile see standard, et see on see kogu eluringlus. Aga kohe ma tulen selle juurde, et näiteks rootslased ja nii nagu Jareki ütles, nemad on otsustanud, et kogu eluringluse printsiipi nemad oma arvutamistes ja kliimamõjude piirväärtustesse ei võta arvesse, vaid ainult A1 kuni A5 etapini, mis tähendab siis materjali tootmist, transportimist ehitusplatsile ja siis toodete installeerimist või siis seda hoone ehitamist. Nii et juba kohe nagu ka Põhjamaades, ütleme nüüd meie lähedases riigis Rootsis olelusringli või eluringlust ei võeta arvesse, ainult selle ehitus, kuni maja on püsti. Nii et see on ka üks asi.
mida peab arvesse võtma, kui vaadata, võrrelda neid tulemusi, eri arvutustulemusi. Nii nagu Kadri-Anne Jareki ütles, et juba näitas, et mis on siis elurinnluse etapid, et see on tõesti nagu ringlus. See algab ehitusmaterjali tootmisest ja tootmises on ka veel A1 etapp, mis algab sellest, et hakatakse hankima toorainet kõigepealt, enne kui üldse mingit materjali toodetakse. Toorainet hankitakse, toorainet transporditakse ja siis alles transporditakse tehasesse, kus neid materjali toodetakse. Ja tõesti, siin see on väga oluline see, et kas me räägime Eestis kohalikest materjalidest ja kohalikest toodetest või need tooted on valmistatud kuskil, kas või Hiinas näiteks. Ütleme, ma tean, et näiteks Soome tuuakse väga palju Hiina graniiti, kuigi Soomes on ka oma graniiti olemas. Aga Hiina graniit on odavam, mis sest, et ta on kaugelt toodud ja mis sest, et tal on suurem süsinik jalajälg. Aga ehitusprojektis, kus seda vaja on, saadakse palju odavamalt hakkama. Nii et see on ka üks asi, mida peab meeles pidama, et ei saa vaadata ainult ühte omadust. Me räägime küll kliimamõjutusest ja süsinik jalajäljest, aga ikkagi jätkusuutlikkus ei tähenda ainult keskkonnamõjusid. Jätkusuutlikkus ka tähendab seda, et toodetakse see ehitis, ehitatakse keskkonnasõbralikumalt, majanduslikult efektiivselt, ütleme nii, et ei tohiks palju ehitised maksta ja samas ka sellele ehitistel peaks olema ka sotsiaalne taust. Nii nagu me täna kuulsime koolide jutust, et väikene kool ja maakond, kes tahtis säilitada kooli ja kindlasti seal õpilased väga ilusti õpivad ja kõik on, aga kõik peaks panema nagu taustsüsteemi, et mis siis on nagu oleline. Kas see, et säilitada oma ära elanud ehitist, millel on juba kasutus iga ammu ilma lõppenud. Ütleme, kas siis halva projekteerimise, halva hoidmise või mis tahes probleemi tõttu. Et renoveerimine on küll üks selline täiesti ala, mida peaks ka optimeerima, ütleme nii. Kuigi see optimeerimine nüüd ei ole väga hea sõna, aga peaks nagu mõtlema ja ka nagu suuremas mastaabis, et mitte kõiki hooneid ei ole mõttekas üldse renoveerida, vaid ma arvan, et on palju selliseid hooneid, eriti Eestis, mida on lihtsam ja ökonoomsem nii majanduslikult ja ka uus ehitus lihtsalt maha tõmmata ja ehitada täielikult uus hoone peale. Kuigi ma keskkonnasõbralikust vaatevinklist loomulikult me peaks säilitama kõiki materjale, aga ka kui me hoone elurihluse järgi, kui hoone on lammutatud, suudame materjalid selektiivselt sellest lammutatavast hoonest eemaldada ja sellised materjalid, mis on veel kasutatavad, võtta uuesti ringlusse, siis see kardinaalne maha lammutamine ei olegi enam nii väga paha. Ka materjali ja keskkonna mõjutuse osa. Nii, nüüd ma tulen siis lõpuks andmebaaside. Andmebaase on väga palju olemas. Neid on eri nagu kasutuse, kas ma ütlen sulle, neid on maksuvabad, millest on andmebaasid, mis maksavad midagi, on maakohased, ütleme riiklikud andmebaasid, on sellised andmebaasid, mis on väga ainult spetsiifilistele, ütleme nii, asjatundjatele kasutuseks. Ja tegelikult tavainimesele ei peaks üldse neid kasutama hakkama, sest et suurem võimalus on neid kasutada valesti, selle asemel, et saada mingi hea tulemus sellest arvutusest. Ja ma olen nüüd siin ainult mõned loetlenud, et meil on, eks ju, EPD, need on siis toodete keskkonnadeklaratsioonid. Neid on nüüd olemas
paljudes riikides ja need on tsentraliseeritud, leidub, on mingi operaator riikides. Soomes on rakennustiedusäädio, kes siis nagu peab oma lehekülge ja interneti lehekülge, kus ta siis on kõik need EPD kokku kogunud. Aga Eestis näiteks sellist tsentraliseeritud andmebaasi ei ole olemas. Eesti tootjate, ehitustootjate EPD-d, keskkonnadeklaratsioonid, neid võib leida näiteks, neid võib leida Soome RDS-i andmebaasist, neid võib leida Euroopa andmebaasist, neid võib leida Norra andmebaasist ja meie see töö algaski sellega, et enne kui üldse hakkasime Eesti andmebaasi koostama, uurisime välja, kust me siis nagu kõik Eesti EPD-d kätte saaksime. Ja siis oli töö algas, ütleme, internetis surfamisega ja kõikide lehekülgede läbivaatamisega, kuna siiamaani keegi ei ole kunagi kuskile neid kokku korjanud. Ja nüüd oleme teinud nii, et meil on nüüd olemas selline väike tabel ja informatsioon, et mis tooted, kes tootjad, kellel kust mingi EPD siis leidub. Aga tegelikult neid EPD-sid ei olegi täpselt ehitus- ja hoonete eelprojektide raames vajagi kuskilt välja uurida, kuna nüüd, kui me selle andmebaasi lõpuks valmis saame, siis andmebaasis on kõik andmed olemas ja need on sellised andmed, mis ei ole nagu ühe tootja, valmistaja keskkonnadeklaratsiooni tulemus, vaid need andmed, mis me andmebaasi oleme nüüd võtnud, siis ideeks on, et need on tüüpilised Eestis toodetud ehitusmaterjalid, ütleme niimoodi. Et me nagu idee oli see, et ei ole, et ühel tootjal võib olla mingi ütleme GVP arv suur, teisel on vähe väiksem, et mis siis nagu on, võtame keskmise. Ja nii me oleme nüüd seda proovinud, aga see keskmine ka kõikidel ei tähenda seda, et meil oleks kõikide toodetes, et Eestis EPD-sid on ikkagi vähe, et saada täielikku pilti. Ja selleks me kaasasime sellesse töösse Eesti ehitusmaterjalide tööstuse. Ja ma olen nüüd välja pakkunud kõiki kuskil 112, tuleme sinna selle riigis tooteid Eestile ja kõik need tooted me tahame valideerida tööstusega läbi, et tööstus on selle taga, et just need numbrid ja need arvud on sellised, mida Eestis peab kasutama ja Eestis ka siis, kui tulevad piirväärtused, siis need on ühted, et täpselt sama, et kas tehakse sellele majale arvutus või teisele, need on ka lõpptulemuse arvutused on võrreldatavad. Mitte nii, et ühele majale kasutatakse näiteks Ecoinventi andmeid, ühele majale tehakse arvutused, kasutatakse Vanri Kärsea andmebaase ja tulemused on täitsa erinevad. Ja nii ongi täitsa erinevad, aga selle juurde me kohe jõuame, miks nad on erinevad. Nüüd, kuna ma olin Soomes selle andmebaasi loomisel, Soome riikliku andmebaasi loomisel, ma ei tea, kui palju teil on seda käinud vaatanud, selline on täiesti vabalt saadav, ei maksa mitte midagi ja koosneb 2 osast, on ehitamisele, siin on, ja teine osa on infraehitamisele, nii et on ka teede ehitamised ja kõik vundamendid, maa-alused, mis iganes ehitusplatsi ehitamisel tarvitavad materjalid, kõik on nendes andmebaasides olemas. Alguses, kui me seda andmebaasi tegime, nii tooteid oli võib-olla 150-200, nüüd neid on rohkem, aga toodete hulk ei ole see asi, see ei ole see küsimus, vaid on küsimus see, et kas kõik sellised tooted, millel on suured keskkonnamõjud, oleksid kajastatud, sest et juuksekarva ei ole maksapooleks või väga. Ja kuidas siis loodi andmebaas? Meil on praeguseks klassifitseeriti ehitusmaterjalid nagu suuremateks rühmadeks. Meil on nagu 11 sellist ehitustooterühma.
ja seal tooterühma siseselt valiti, et millised need selle tooterühma siseselt on siis sellised materjalid, mis on nagu olulised selle tooterühma. Näiteks meil on üks tooterühm betoon ja betoonis on siis ka õõnespaneelid, laepaneelid, sandwich elemendid ja nii edasi, postid, talad aga samas on ka betoonist tehtud plokid ja betoonist tehtud näiteks äärekivid, mis küll kuuluvad infra alla, aga kuna mida taheti võtta, siis need on nüüd andmebaasi ka võetud. Siis ja nii valiti siis enim kasutatavad materjalid sinna ühte tooterühma ja tööstus sai ütelda oma sõna ja pakkus veel välja, mis materjale, mida meil alguses puudus. Ma ei taha ütelda, et meil oleks nüüd mingi ideaalne andmebaas ja et meil oleks nüüd kõik väga hästi seal, aga vähemalt see on algus. Mõne toote osas on võib-olla natukene liiga peeneks mindud, näiteks meil on autoklaavseid betoone seal väga mitu ja võib-olla betoonblokke ei ole nii palju, kui oleks vaja, aga igatahes see on algus ja arvutusi võib teha juba selle hulga 112 toodet, mis meil on, nii et praktiliselt majad saab ära. Andmebaasis ei ole üks süsinik jalajälje väärtus. Nii nagu me juba ka vaatasime, see süsinik jalajälje väärtus ehitusmaterjalile on nende tootmisele, on ehitustegevuses raisatud materjalide tootmisele, sest ka need materjalid, mida me ehitusplatsil lõikame ja mis jäävad jäätmeks, need on ka vaja alguses toota, neid on vaja alguses transportida ehitusplatsile, enne kui nad jäävad selleks jäätmeks. Ja siis peale seda, kui nad jäävad need jäätmeks, peavad ka need materjalid kuidagi jäätmekäsitlusse saama, nii et ka nende käsitlus ja transport kuhugile mujale sealt ehitusplatsi on andmebaasis arvesse võetud. Ja selleks on igale tootele antud keskmine, ütleme, jäätmeks jääb või protsent ja selle kogu eluringi kasvuhoonegaaside mõju. Samas ehitusmaterjalid kõik ei kesta kogu hoone eluringi aega. Mõned peab kas siis värvima või siis välja vahetama. Ja kui toote, nüüd see olelusring, me täna rääkisime, on praegu ainult 50 aastat, see ei tähenda muidugi seda, et need majad oleksid ainult 50 aastat püsti, aga ehitusmaterjalide väljavahetuse osas me oleme kasutanud seda 50 aastat ja need tooted, mille kasutusaeg on lühem, siis neid kasutatakse olelusringuse ajal lisaks ehitamisele võib-olla 0,5%, mõningaid tooteid võib-olla või 0,5 korda, mõned tooteid võivad üks kord lisa eluringluse jooksul, aga põhiliselt on need näiteks värvid. Värvid, kui me räägime puumajadest ja kui sinna tuleb värvpinda, siis umbes 10-15 aasta jooksul see maja peab värvima. Ja see tähendab seda, et kui olelusringluse arvutusi tehakse, siis iga 15 aasta peab uuesti see värvijuht sinna arvutusse lisa. Tasuks planeerida selliseid maju, mis oleks pikaealised ja mis ei vajaks palju hooldust, mis püsiksid ja midagi ei peakski tegema. Ja mis ma veel tahtsin veel ütelda, et tooted, mis meil nüüd andmebaasis on nüüd siis nagu Eesti tooted ja siis nende selles osas, mis Eesti tooted ei ole, on siis meil mõeldud, et nad tulevad kuskilt imporditakse sisse ja need on mingisugused keskmised mujal valmistatud tooted. Ja miks me ei või kasutada niimoodi, et võtaks näiteks Soome andmebaas, meil on seal kõik olemas, seal on palju rohkem tooteid, et võtaks need Eestisse kasutusele, nii nagu see alguses Eesti andmebaasis oli, et võeti Soome näide ja arvutati selle järgi. Aga ehitusmaterjalide tootmine ei ole
kuigi tehnoloogia võib olla väga sarnane, siis tulemus, kliimamõjutuste tulemus võib olla absoluutselt teine. Ja miks see põhjus siis, mis põhjus sellel on, siis üks põhjus on see, et esiteks tooraine. Meil ei ole selliseid maavarasid, meil ei ole näiteks terast, ei ole Eestis, me peame selle siia lihtsalt kuskilt sisse tooma. Meil ei ole toormaterjal, tarneahelad, kust ja mida ja mismoodi me selle sisse toome, millal me ostame ja kelle käest, eks ju. Ja siis ka energiatoodang eri maades on täiesti erinev, et ei saa võrrelda praegu elektritoodangut Norras ja elektritoodangut Eestis. Ja võrrelda me saame, aga vahe on täiesti väga suur. Isegi siis, kui Eesti ka kogu aeg seda proovib vähendada, et ikkagi siiamaani on ikkagi Eesti eesrinnas oma kliimamõjutustega elektritootmises kogu Euroopas. Ja mõjutused on väga suured. Ja siin on mul üks selline näide, et kuidas siis nagu toodete vahel need millised suurusjärgus võivad olla need kliimamõjutused. Siin on tõesti ainult siis praegu kajastatud valmistamise etapp, toodete valmistamine. Ja siis on selles kliimamõjutuste standardjärgi A1 kuni A3 etapp. Ja siin me näeme, alustame tsemendist. Tsemendi süsinikjalajälg võib olla 0,5 kilo per kilo tsementi või see on 0,9 kilo per kilo tsementi. On ju vahe. Või lähme kas või terase poole, vaatame terast. Terast võib toota 0,5 kilo per kilo terast süsinikjalajälge surust. Või siis on 2,7 kilo süsinikjalajälge per 1 kilo toodetud terast. Ja on väga suur vahe. Ja samuti plasmassi, aga nüüd betoon. Ma olen lisanud ja ma olen seda tabelit ka enne näidanud. Ma lisasin alles eile veel betoonile 0. Betoon võib alata ka sellest, et meil betoonil ei ole üldse süsinikjalajälge. Ja tegelikult võib betoon ka minna veel miinuspoolele, see tähendab, et betooni valmistatakse nii, et juba valmistatud protsessis kasutatakse ära CO2, kas siis meie kuskilt korstna otsast või kas või ka keskkonnast. Ja nimelikul kaamus on täiesti võimalik. Ja Soomes minu üks endine kolleeg VTT-st, kus ma tööl olin, paar aastat tagasi läks VTT-st ära ja tegi oma firma ja praegu müüvad tehnoloogiat igale poole, kes väga tahab osta. Ja muidugi idee selle taga on väga lihtne ja ma imestan, et miks selle peale pole varem tulnud. Ja kogu küsimus on selles, et betooni valmistatakse ilma tsemendi kasutamiseta. Tsement ei panda üldse sisse ja betoon tehakse sellistest osaainetest nagu näiteks jäätmetest. Sellistest, et need jäätmed on siis teatud protsessidest tulevad jäätmed, millel on sobilik mineraloogiline koostis. Ja need jäätmed karboniseeritakse ära süsinikdioksiidiga ja tootmisprotsess tekib samasugune tootmisprotsess kui tsemendiga betooni tootmine, aga ainult nüüd on meil sobib mineraloogiline koostis ja meil on CO2 keskkonnast ja me saame kaltsiumkarbonaadid ja muud karbonaadid sinna, mis kivistavad selle toote ära ja see ongi nagu betoon. Ainuke üks probleem selles oli see, et veel ei saada suuri õõnespaneele tehtud, et peab olema suured hallid, kus seda süsinikdioksiidi sisse juhtida, aga see on ainult aja küsimus, et sellise halli saab ka ilma õhukindlaks teha või ütleme sellised kapslid, kus neid elemente teha. Põhimõtteliselt on kõik võimalik.
aga see oli, ma tahtsin lihtsalt siia tuua sellise näite, et kui nüüd on see betoon tehtud seatehases ja niimoodi, siis sellel betoonil pole üldse, kuigi betoon on siiamaani olnud üks selline toode, mis on väga paha keskkonnamõjutuste osas. Et on väga suured süsinikjalajälje väärtused betoonmajadel kogu aeg olnud. Ja neid on nüüd kõvasti võrreldud siis puutoodetega, kus need puutooted on alati saanud nagu kuidagi parema imidži sellest, et on väiksemate mõjutustega. Aga ka puutoodete juures võib see mõjutus olla see -1,5. Tähendab nüüd seda, et selles puutootes on võetud see süsinik ladu arvesse või siis 0,069, kus ei ole võetud arvesse, aga sellegi poolest see puutoode on tehtud väga-väga keskkonnasõbralik. Nii et tehnoloogia mõjutab tõesti väga palju ja see, milline tehnoloogia ja millised võimalused meil on siin Eestis, see mõjutab ka seda, millised on siis Eesti majad ja nende süsinikjalajälg. No, sellest ma nüüd juba rääkisin, et meil oli Eesti toodang ja siis need Eesti toodangu mõjud on nendele toodetele, kus oli Eesti toodang suur. Ja need andmebaasid andmas ja keeleseadus põhinesid siis nagu Eesti tootjate EPTD-ga siis keskmisele või nagu istustatud keskmise arvutusele. Aga siis importtoodangul siis need põhimõtteliselt import või siis ka sellised tooted, mille EPD Eestis ei ole, aga Eestis ikkagi on valmistus. Siis me proovisime võtta Soome ja Rootsi andmebaasidest, aga väikese nagu varuga ütleme niimoodi, et juhul kui on täielikult import, siis on loomulikult see põhineb mingi muu maatoodangule, aga kui on ikkagi Eestis ka ja lihtsalt EPD puudus, siis siin on väikene koefitsient lisatud, et ta nagu oleks Eesti tootele vastav. Siin ma otseselt andmebaasi veel teile ei näita, aga siit saab nagu mingisuguse ülevaate, millise andmebaasi siis me oleme nagu teinud. Et jah, meil on nagu 11 pearühma ja siis nende rühma on siis palju tooteid. Ja meie andmebaasis ei ole, nii nagu ma ütlesin, mitte üks GLP arv. Ja on eri eluringluse etappidele arvud, aga lisaks on ka veel 2 GVP arvu tootmisele. Ja see on sellest, et mul on siin esitatud valem standardi järgi, kuidas siis GVP summa arvutatakse. Ja see GVP koosneb siis fossiilsest GVP-st, biopõhjasest GVP-st ja GVP lulugist. Et tegelikult nüüd Euroopa meetodi järgi, Levelsi meetodi järgi arvutused peaks tegema GVP summa põhjal. Meie andmebaasis me oleme pannud mõlemad arvud, nii et meil leidub GVP summa ja GVP fossil nii, et vastavalt kui tahetakse teha arvutus ainult fossiilse kütuse mõjudele, siis on see võimalik ja kui tahetakse teha nagu Euroopa põhist arvutust, siis sealt andmebaasit peab võtma see GVP summa arv. Andmebaasis on siis nagu tehtud teatud oletusi ja need oletused on, kas siis on nagu Eesti eripära arvesse võetud või siis on võetud materjali eripära arvesse. Näiteks üks on transport, kuigi me räägime, et transport ei mõjuta palju kogu elutsüklit, hoonete elutsüklit ja tõesti ta ei mõjuta palju, kuna hoonete elutsüklile me arvestame ka 50-aastase kasutuse juurde sellele keskkonnamõjule, selle hoone keskkonnamõjule. Siis loomulikult 50 aasta energiakasutus on väga suur
võrreldes sellega, et me mingi 100 kilomeetrit, kas või 200, kas või 500 kilomeetrit sõidutame materjali ühest kohast teise ja kas või tuleme tagasi tühjalt. Aga tegelikult transport on üks sektor, mille keskkonnamõjud on samuti väga suured. Tooteid sõidutatakse tõesti väga palju ühest maailma otsast teise. Lisaks neid ladustatakse, nii et me tahtsime seda andmebaasi täpsemaks teha ja võtta arvesse vähemalt rasked tooted ja kerged tooted. Kuna rasked tooted täidavad auto koorma täielikult, auto kandejõud ja koorem on samad, aga kergete toodete juhul auto maht on täidetud, aga koormast võib olla täidetud ainult selle auto kandejõu koormast ainult 20%. Ja näiteks seda 20% on väga lihtne arvutada. Näiteks villatooted, mineraalvill, mille tihedus on 20 kilo kuupmeetrile. Kui auto kuubatuur, ütleme poolhaagisega veokil on 80 kuupi, siis sinna mahub, võite ise arvutada mitu tuhat, aga auto kandevõime on 24 000, see on 24 tonni, aga sinna õieti laaditakse mingi 6000 peale, 2000 peale, 5000 peale, oleneb, kui me näiteks transportime torusid, mis on ainult õhku täis, ainult õhku, kogu toru täidab paar toru ja auto on täis, aga kandejõudu ei ole üldse. See tähendab seda, et sama massitooteid või nagu kilo hulka peab transportima mitu korda, et need sinna ehitusplatsile tuua. Nii et transpordi mõju juba ainult tänu selle tõttu kasvab. Järgmine asi, me tegime otsuse, et 250 kilomeetrit kasutame Eesti toodetele eelprojekti raames, kuna me tõesti ei tea, et kust need tooted täpselt tulevad. Tehased on siin ja seal ja igal pool. Ja importtoodete on pandud 2500 kilomeetrit ja see on sinna kohe lisatud spetsiaalselt nii väga palju suurem, et kohe tekiks huvi, et kust me need tooted siis ikkagi toome. Sest 2500 tegelikult, noh, ei tea, Portugalist kuskilt võib-olla kas tuleb see 2500 kilomeetrit kokku, aga jah, need on nüüd seal andmebaasis andmebaasis vaikeväärtustena. Aga see ei tähenda seda, et kui kasutada, teha seda arvutust, siis kui on teada täpsemalt, siis loomulikult peab kasutama täpsemalt arvutust. Üks oma etapp on ka veel eluliikluse lõpp ja jäätmete kasutuse ringlusse võtt, aga sellega me praegu on plaanis veel Kliimaministeeriumiga need asjad kooskõlastada, et kuidas see Eestis on, sest et Eestis ei ole kõike võimalikke materjale võimalik ümber töödelda ja ringlusse võtta. No, minu peale mõned kommentid sellest, et miks näiteks betoon erineb. Eestis näiteks ei ole terastööstust, ei kasutata betoonis rägu, ei kasutata lentuhka, ei kasutata silikat. Need on kõik ained, mis tegelikult vähendavad tsemendi kulu betoonides. Ja tsement on loomulikult betoonisse üks kõige kehvem materjal. Siis puutoodetes on see väga tähtis see, et kus see puutoode siis tuleb, kas ta on sertifitseeritud metsast või ei ole, mis tegelikult tähendab seda siis, et kas see mets jätkab kasvamist või me võtame lihtsalt kõik maha ja midagi ei tulegi juurde. Ja vastavalt sellega on sisse toodud see süsinikuladu mõte. Ja igal juhul, kui me ei tea sellest metsast midagi, siis see emissioon, selle süsiniklaava emissioon lisatakse elukaare lõpus sellele tootele emissioonina. Et tal oli see ja see lahkub, see süsinikladu sellest arvutussüsteemist ja see tuleb nagu peale, nagu ütleme trahviks puutoodetele, kui nad ei võta seda. Muidu puutoode on nagu neutraalne, ma ei tea, kui palju te olete kuulnud. Alguses tal on see süsinikladus, on see miinusmärgiga ja elukaare lõpus see on plussmärgiga emissioonile, nii et pluss-miinus, see on null. Aga nüüd, kui me seda algust ei tea, siis see on ainult see lõpus ja see on ainult selle plussiga. Nii et
juba ka ainuüksi sellepärast puutooted võivad olla väga kehva tulemusega. Ja siis on veel see terastootmine. Teras on üks ka väga tähtis ehitusmaterjal ja siia ma tõin lihtsalt kaardi Euroopa terasetehastest. Eestisse on terastööstust, aga meil ei tehta terast, meil ei ole sulatusahjusid. See ostetakse sisse. Ja kõik need punased täpikesed, mis siin on, need on tehtud, ütleme, POF-meetodil. Tähendab seda, et seal nendes tehastes ainult osa terase valmistusest on ringlusest võetud. Minu meelest maksimum on ka mingi 20% ja kogu tehnoloogia ei võimalda kasutada ringluseterast rohkem. Sinised tehased on sellised, kus põhimõtteliselt kuni 100% võib terase toorainet võtta ringlusest ja teha uut toodet. Ja nüüd millised terased ja kus tehastest see teras nüüd Eestisse tuleb, on üldse kõige suurem küsimus. Sest nagu ma alguses näitasin, seal see süsinikjalajälg on kas 0,5 kilo kilole või 2,7 kilo kilole. Et see on see vahe. Ja me tegime otsuse, nii nagu tegime me Soomes otsuse, nüüd me tegime ka siin Eestis otsuse. Et andmebaasi me võtame sellised terased, mis on toodetud selle POF-meetodiga, kuna kuigi võib-olla mõni valmistaja, terastoote valmistaja toob selle terase Eestisse sisse sellisest tehasest, kus praktiliselt kuni 100% võib olla ringlusest, need on ainult üksikud näited. Kuna meil seda ringluse terast ei ole nii palju, et kogu maailm saaks võtta ringlusest terast ja toota kõik tarvitava terase sellest ringlusest ja siis kliimamõjutus oleks nii väike. Ja Soomes ka näiteks Soome terasetehas praeguseks toodab ikkagi selle POF-meetodiga, kuigi terastööstus on ka ütelnud, et varsti nad on kliimaneutraalsed. Rootsis, Soomes. Mida? Investeerimine Rootsi. Ja see SSAB kuulub, Soome kuulub ka sinna gruppi. Nii, et kuidas siis meie andmebaas teenib kliima vähendab süsinikjalajälje vähendamist? Tegelikult ta ei tee üldse, ega andmebaas ise midagi ei tee. Selleks on vaja meil neid kliimaarhitekte, kliimaehitajad, kes oskaksid kasutada ja oskaksid planeerida ja oskaksid valida neid tooteid õigetesse kohtadesse ja kasutada ära maksimaalselt nende toote omadusi. Mitte ainult füüsilisi omadusi, aga ka võtta arvesse ühe omadusena kliima. Aitäh! Kas on mõni küsimus? Seal on üks küsimus, aga ma enne teisime Rootsi oli siin kõlas väga näinud. Kuidas rootslased suutsid arvutada 7 aastat tagasi siit veel 400 kilomeetrit põhjapoole maja kandekonstruktsiooni ja soojustuse, kus valati koha peal külmas kliimas 26 cm monoliitset betooni ja siis pandi sinna 75 mm soojustust, siis jäeti mitte nii nagu Soomes 2 sõrme nagu õhkvahe, vaid jäeti ainult 12 mm õhkvahe ja sinna pandi siis veel nii rikkuv tellis veel välja. Kuidas see neil õnnestus, kui nad arvutavad nii hästi? Nähtavasti, sellepärast, et tegelikult ega Rootsis ju ka on ehitusseadus olemas ja tegelikult on ka ju ehituse nõuded olemas ja tegelikult on ka piirväärtused olemas ja majad peavad vastama nendele ka omadused. Nii et ma ei oska muud kommenteerida, kui nad oskasid nähtavasti väga hästi arvutada. Seal oli keegi Välju inseneer, kes soojustus ära lõikas. See oli eilselt see betoon, kes valitses seda linna. Ma küsis transpordi kohta, paar slaid tagasi oli transpordi mõjust. Ma sain õigesti aru, et raskemate materjalide puhul on 100%, see kergemate 20%. No, meil on nagu väärtusena ja kergemad on meil praeguseks on ainult sinna andmebaasi pandud villatooted. Aga mul on selline küsimus, kui auto toimub kandemine 24 tonni.
ma pean 24 tonni terast, ma saan ühe korraga ära vedada, aga mul on vaja 24 tonni villa vedada ja selleks kulub näiteks 3 autot. Täpselt. Siis selle mõju on ju suurem. Nii ongi. Ja sellepärast meil ongi andmebaasis sellele transpordile, selle 20% või 30% oma number, oma kliimamõjutuse number, juba algselt sees. Et ei ole vaja ise hakata arvutama, võib sealt andmebaasist lihtsalt võtta selle õige protsendi või võimalikult lähedase selle. Ehk siis 20 on rohkem kui 100. No jah. Mul 3 autot versus 1 auto. No, jah. Tekkis mul samuti küsimus transpordi kohta, et transpordi diameeter on praegu 250 kilomeetrit, et kas on ette näha, et see arv muutub, või milles selline valik? Ja ma mõtlen, et edendada mingisuguseid kohalikke lahendusi, kohalikke tehnoloogiaid, kohalikku tootmist. 250 tuli täpselt Eesti statistikavalitsuse statistika andmebaasist. Ja seal andmebaasis oli öeldud, et see 250 kilomeetrit on puutoodete, ma ei tea, kas ja betoonitoodete ja Eesti mingi aasta keskmine transpordi pikkus. Ma võin täpselt ütelda, mis tabelit ja kus on nagu võetud. Tuleb ühendada, pole... Need on vaike väärtused praegu, aga see ei tähenda seda, et need on kuidagi õiged. Tegelikult meil oli eile tööstusega koosolek ja juba seda ennem on olnud juba paargi koosolekut, kus näiteks betoonitööstus oli seda meelt, et nende toode liigub Eesti teedel 135 kilomeetrit. No nii. Kui liigub, siis liigub. See on küll tegelikult see päris tuulest ei ole võetud. See on ühe valmistaja aasta transpordi aruannete kogu läbivaatamise tulemus ja keskmiselt siis tuli, et 135 kilomeetrit ja miks mitte, kui nad tahavad muuta, siis ma olen väga valmis sellega, et võtame täpsemad andmed sinna. Aga kui täpsemaid andmed ei ole esitada, siis meil on lihtsalt vaiki väärtus. Aga need transpordid ma veel jätkan, nii nagu Kadrian ütles, nende majade juures, kus oli palju betooni ja palju massi, siis kogu elutsükli, majade elutsükli juures see lõpud kokkuvõttes ei mõjuta väga palju. Mul on üks kommentaar siis siia juurde veel, et väga tore on see, et kui me saame siis tõesti projekti panna kõik tooteid juba oma sertifikaatidega ja kohe välja arvutada see CO2 jalajälge. Paraku on see, et riigi või kohaliku omavalitsuse tellimuse puhul me peame jälgima riigihangete seadust, et me peame alati panema sinna tootele juurde kui projekti see või sama väärne, mis tähendab seda, et sisuliselt ehitusprotsessis kaob igasugune kontroll selle üle, et millised tooted tegelikult nagu sinna ehitusse jõuavad. Ja oma kogemusest võin öelda, et enamasti jõuavad kõige odavamad Hiina tooted, nagu siin see Soome näidegi oli, et Soomes võib selle graniiti olla küll, aga Hiina graniit on odavam ja tuleb sinna ja tegelikult see selline projekteerimise staadiumis arvutus, ülitäpne arvutus, ei pruugi mitte midagi näidata, kui ehituse käigus tehakse asendused kõikidele nendele materjalide odavuse baasil. Väga hea küsimus ja täpselt sama küsimus on olnud ka Soomes, kui seda andmebaasi loodi ja ma kohe tähendab, et me räägime nüüd praegu eelprojekti raames tehtud arvutust, kus me veel väga palju ei tea selle kogu maja kohta, milline see tegelikult tuleb ja tõesti seal on tooted samaväärsed. Aga see tähendab seda, et see arvutus ei ole ühekordne. Soomes tehakse eelprojekti raames arvutus ja tehakse as-built arvutus, mida siis täpselt sinna majja pandi ja siis vaadatakse, kui palju nad siis nagu ühtuvad. Kas on üldse sinna poolegi või on see täiesti. Siiamaani muidugi piirväärtusi Soomes ei ole ja ma ei tea ka kuidas
kuidas see asi nagu lõpuks laheneb. Kunagi ma Soome keskkonnaministeeriumiga rääkisime sellest, et kas peaks olema mingisugune trahv selleks, et alguses saab ehitusloa mingisuguse arvutusega ja tegelikult, mis maja valmis ehitati, võib-olla 2 korda suurem süsinikjalajälg, et mis siis nagu teha või siis, või peaks kas andma mingisuguse kingituse. Ma tean, et kas Hollandis või alguses, kui mingid piirväärtusi veel ei olnud, aga umbes oli teada, et kas oli Hollandis või Prantsusmaal, anti lihtsalt kingituseks sulle lisaruutmeetrite ehitamiseks, kui sa suutsid ära näidata, et su allprojekti arvutused ja mis tõesti, mis nagu, et sa suudad nagu, aga muidugi ma ei tea, kuidas seda kontrolliti, et kui sa juba ehitasid ja sul maja oli valmis, et see tõesti siis niimoodi läks. Aga igatahes seal oli nagu mingisugune selline klausel, et siis saab ruutmeetri õigust. Aga no, see on nii, kuidas miskis maas kuidagi otsustatakse. Aga igal juhul minu meelest see kontroll peab igal juhul olema, et see ei ole see, kui me juba nüüd ju teame, et projekt võib isegi väga alguses see, mida me mõtlesime, võib üldse mitte nagu ehitusse minnagi. Et sellest tehakse veel 10 korda ümber. Nii et igal juhul peaks tegema uue kontrolli. Ametnike armee aina suureneb. Viimane küsimus tuleb siit. Mul on küsimus, kuidas Põhjamaades on lahendatud hoone asukohast tingitud transpordi küsimus? Saared, mäed, helikopterid, kaatrid? Jah, võt, seda ma ei oska täpselt öelda. Aga asukohast tingitud mõjudest on väga palju Soomes räägitud, näiteks Soomes on väga palju räägitud. Ja Soomes taheti selline asi ehitusseadusesse sisse võtta. Ja nimelt mitte, no jah, ütleme ka nagu mäed ja ütleme niimoodi, aga mitte nagu transpordi, vaid selle süsinikjalajälje suuruse suhtes. Sest on vahe, kas me ehitame kalju peale või me ehitame soosse. Ja hea näite, mida mina olin ka Soomes arvutamas, Espos on selline suur piirkond, kus planeeriti 10 000 korterit ja 10 000 tööpaika ja see kogu piirkond on täpselt absoluutselt soo peal. Seal on 20 meetrit täielikku savi, enne kui üldse midagi saab kuhugi kinnitada. Ja see projekt läks läbi ja seal praegugi ehitatakse sinna. Ja ehitamine näeb niimoodi välja, et sinna pannakse vaiad, sinna tehakse täielikult kogu platsile, täielik betoon, varu tehakse plaadile, tuuakse uuesti üles ja mulla peal istutatakse lilled ja siis sinna plaadi peale toetatakse ka see maja. Aga nüüd on siis seda nagu, ma ei tea, avastatud, et jah, tegelikult et peaks nagu midagi ette võtma, et võib-olla peaks keerama ära sellistesse kohtadesse ehitamise kommunisti. Aga praegu ei ole midagi toimunud. Aitäh!